aga mis põnev on, see on nagu, ongi nagu Aafrika, on ju. Seal on nagu mäed ja niisugused kurvid ja mäed ja äkki mingi loom tuleb tee peale veel, mingi lehmad tee peale tulevad ette näiteks. Ma loodan, et täna ei tule. Tead palju neid on, ma lähen iga õhtu näen kitsi sinna, kui ma lähen sinna. Eestis siin või? Tead see crazy on, kogu aeg lähen nagu aina. Aafrikast on need kaargirakad tulevad tee peale nagu aina, siin on kitsed on, sama umbes välja. Aga lihtsalt kitsede puhul formaat on see, et vaata kitsed on nagu suure, nagu kogukad on, aga seal tulevad jalad on tee peal seaduse ees nagu. See oli ju ülinapilt läks, ma mõneks sebrale sisse sõitnud. Sebrakari oli, kui pimedas võtta hämaras, kui sinna ma sain maara, et sinna sõitsime, siis mingi kogu vilksas mul nagu klaasist mööda on ja hästi lähedalt ja siis ma pidasin kinni, sain aru, et kurat, päriselt nagu triibul ja tagumik oli tüüli lähedalt, see mingi meetri kauguselt ja oligi väike sebrakari oli tee ääres ja väga napilt läks mööda. Aga see oli lahe ka, välissi sulle suvaliselt, et kuidas ütlesin, vaata, eestlastel on selline komme nagu, mis ma olen aru saanud nagu on see väga veider, et sa sattusid sinna, et vaata, telefonis rääkisime nagu on ja Eestis nagu hirm on nagu on ja, et seal on sõda on ja, et kohe granaadid, kõik on kaitsekraavi, selles barrikaadidel umbes on ja sõda käib nagu kohe hakatakse röövima nagu on ja. Ma olen rohkem kui Aafrika on ja siis minul kangastub rohkem nagu sellest Kongost ja sellest nagu pilt, kus nagu reaalselt päris Kongo on väga põnev, ma segan seal vahele. Kongo on väga põnev, ma just rääkisin, ühe tüübiga rääkisin, kes just mingid asjad on Dubai mingi investeerimisfondi tüüp on ja sõber mul on ja peakontor on seal, et Kongo on see nii kriisi, vaata diktatuur kodus ära. See on selline koht, kus mitte midagi ei ole. See oli diktatuur oli aastaid nagu on ja praegu mitte midagi ei ole nagu on. Lihtsalt anarkia. Kus sulle see reguleerunud on? Ise reguleerunud on? Ta kuidagi ise reguleerunud ära, et vaata seal mingi kord on saavutatud nagu, aga mis seal toimub on see, et seal ei ole mitte midagi. Ja ongi just see... Seal on vihmametsad. Seda ikka on. Seda ikka on. Loodust on seda muidugi on. Aga inimesed ja ühiskond ja seda ma ei teagi. Kui hästi seal see reguleeritud on. Aga just see, et sa nagu tulid selle teadmisega siis nagu, et see on umbes nagu Kongosse või? Ei, ma natukene ikkagi tegin eeltööd ja mulle ma kusjuures vahetult enne sain Dubais just kohtusin ühe tuttavaga, kes on Nairobist pärit, tema rääkis just Keeniast ja Nairobist hästi positiivselt, et kuidas see on nagu hästi palju kasvanud ja arenenud ja kuidas ta on suur nagu Aafrika finantskeskus ja finantssektor ja üks asi, mis ma veel nagu Keeniaga seostub kohe on M-Pesa, mis on üks Aafrika suuremaid finantsedulugusid viimase 10 aasta. Aga sa täitsa crazy tegelikult on ja siis tegelikult on ju paralleelpangandussüsteem nagu on ja. Ta ongi paralleelne pangandussüsteem, sa ise ütlesid seda minu arust, et see on täitsa nagu paralleelne pangandussüsteem. Jah, seal pankade infrastruktuuri nagu väga ei ole olnud ja sükest legacy't neil niikuinii ei olnud. Ja siis pankade jaoks ei ole atraktiivne turg, sellepärast et see nagu elatustase on madal ja teenustasusid sealt väga korjata ei ole. Samas pankades raha liigutamine on, ühesõnaga on piisavalt kallis, et see ei ole nende sihtturg. Sellepärast pangandus ei ole Aafrikasse väga kaugele jõudnud ja siis ongi teised fintech lahendused ja M-Pesa võttis siis nagu selle juhtrolli juba mingi 10 või 12 aastat tagasi. Ma mõtlen ise nagu naiivselt, mis küll mõtlen nagu on, aga kas põhimõtteliselt võib öelda siis samamoodi nagu ma hüppan sisse nüüd krüptoteemaga vaata, sina oled selles asjast, et kui keegi kodus on, siis sina oled selles kodus on. Et kas põhimõtteliselt on tegemist samamoodi alternatiivse ju tegelikult rahandussüsteemiga või? No põhimõtteliselt on jah, lihtsalt ta kasutab nagu teist ideoloogiat ja teist lahendust seal taga, et töötab, ta on rohkem keskne, aga ta on mobiilil SMS-iga makse ja seal taga on oma nagu turvasüsteemid ja lahendused ja ta ongi nagu digitaalne raha lihtsalt telefonide peale ehitatud. Ja täna on seal siis rohkem liigub äppides ka ja midagi nad teevad seal krüptorahadega ka, aga pigem praegu vähe veel. Aga kusjuures mäletad, kui me esimesel paaris käisime, kus Jaanika suuti esimest korda peale 25 aastast Kashaša, see paaris käik oli muidugi super. Seal on kell 10 vist oli komandandi tund enne,
siis me läksime, et teeme ühe ringi veel, on ju, umbes, on ju. Et lähme hakkame läbi korra, muidu koputasime uksele ja meid juhatati tagumisse ruumi, kus oli põhimõtteliselt kaetud laud nagu, on ju, ja sealt vist lahkasime kell 4 hommikul või kui oli sedagi umbes nagu see läks korralikust peoks ja nagu omasime selle baari ära, et kohalikud kõik tulid ka meie peale sealt nats. aga seal oligi nagu sektorid muusika järgi. ja, aga mis, me panimegi oma diskod, videodiskod tegime või? ja oli ja, ma mäletan, isegi Pet Shop Boys suutis täna mingi ette kanda selle, täiesti oobre. seal oli mingi lahe tüüp oli, aga nad kusjuures mega palju teadsid siis krüptost, uskumatu tegelikult on ju. No mingi kogemus oli neil jah. Et selles mõttes, et tundub, et see Aafrikas on ka väga suur teema, sest noh. Seal on neil valu on suurem, sellepärast et nad ei ole seal panganduse poolt loodud nagu mugavuskeskkonnas, et läänemaailmas ja Eestis on see panganduse infra tegelikult on meil hästi mugav, on ju, oma finantse liigutada ja finantstoodetele ligi saada. Aga Aafrikas ongi MBS on üks variant ja ega rohkem, ja sularaha on teine variant oma finantse liigutada. Aga kui sa tahad päriselt kuskilt nagu digitaalses keskkonnas oma finantse liigutada, ma ei tea, veebipoest midagi tellida või isikult isikule mitte MBS-ad kasutades, kui sul näiteks MBS-a kontot ei ole või parasjagu, siis alternatiivne teine lahendus ongi krüptorahad seal ja veel keerulisemad finantstooted, nendele ligipääs, siis ei olegi ainult muud võimalust kui ainult krüptorahad. Mis sa arvad, et Aafrikas siis järgmine ongi krüpto, jah? Et see pangandus kui kukub see täitsa ära, et järgmine tulebki krüptopangandus peale või? Panganduse osa lihtsalt jääb vähemaks ja ta jääb nagu, ta on juba vahele jäänud. Panganduse see infrastruktuuri etapp on Aafrikas vahele jäänud. Et seal liigubki pigem otse, kas MBS-a sarnaste lahenduste või DeFi decentraliseeritud finance'i peale, mida krüptorahandus pakub. Tegelikult see on täiesti tõsi ka, et ma pole Aafrikas ühtegi. Ma olen ju aastaid selle asju ajanud nagu enne. Ja ma pole kordagi ühtegi ülekannet teinud enne. Saad aru või? Ma pole ühtegi ülekannet teinud selle ära. Kogu selle, ma vaatan praktiliselt aasta olin seal koha peal enne 2017 oli aasta koha peal. Ja mitte ühtegi ülekannet ei pole siiamaani teinud seal. Ja seda nagu ei ole eksisteeringi nagu klassilist pangandust. Et see on täitsa veider jah, et kuidas niimoodi on läinud. Ja kusjuures kõige naljaka lugu selle MPS-aga on see tekkis mingi suvalise tootena Telekomi kõrvalt on ju. Et väikse tootena selle Safaricom, ja mis on tegelikult nüüd see teine see rahvusvaheline kontsern on tal mingi emafirma on ju. Et ühesõnaga Vodafone äkki või? Okay. Ja ta tekkis nagu kõrvaltootena nagu on ja see toode muutus suuremaks kui see muu, kogu see telekommunikatsioon seal kõrval nagu see muutus teisejärguliseks. Ja ta tegi nagu kõrvalasjana tehti ja seda ise hakkas niimoodi, hakkas elama nagu on ja kasvas kõigest üle nagu. Ja see on see ainuke asi, millele küsid, mille üle nad uhked on, kui me oleme Bolti üle uhked on, siis nad on uhked selle PESA lahendust üle. Siit sõnum suurkorporatsioonide juhtidele ja CEO-dele, et research ja development on oluline ja kui sealt midagi välja kasvab, siis see võib väga võimsaks olla. Ja muuta maailma päriselt nagu. Ja täpselt. Aga kuule, aga mõtlen selles mõttes, et vaata, mina olen seda kitsa asja selle nagu nüüd on ju. Ja kas põhimõtteliselt on võimalik ka, kas mina saaksin rakendada ära ka, vaat mina ütlesin, meie ehitame siis nagu meie ehitame seal on ju oma pundiga on ju, ehitame seda oma kitsa rakendust, mis suures üllatus töötab. Ja meil on 100 tellimusest, 100 lehekülastusest on 8 ostutehingut. Mis on tegelikult, see on päris hullu, et see hea protsent tegelikult. See on ikka nagu ebareaalselt hea protsent, et ma tundub, et õigesse kohta lähen. Aga ma küsin ära, kuidas mina saaksin nagu selles mõttes nagu, kuna kits on tegelikult on live asset on või kuidas live stock on ju. Nii. Kas mina saaksin ka kuidagi moodi rakendada nagu selles krüpto blockchaini lahendust seal? Kui ma peaksin seda tegema, kuidas ma peaksin seda tegema? Saab muidugi, seal on tegelikult, sa testid praegu ärimudeli ära ja kui sul see ärimudel protsess ja see äripool on kõik nagu testitud süsteem nii-öelda töötab, siis sa saad selle tegelikult väga lihtsalt tõsta ümber plokiahela põhinevale lahendusele, mis on sul palju autonoomsem, palju kiiresti skaleeritav ja palju turvalisem. Ja sa saad seal finantse liigutada ka palju kiiremini, automatiseerida hullult finantside liigutamist, makseid, kõike seda, kui sa teed, kas kasutad mingit olemasolevat blockchaini-süsteemi või lood enda oma selle. No nii praktikalne, selles mõttes maakeeli, kuidas tegema? No maakeeli
sul on see nagu keegi müüb kitse on ja paneb pakkumise ülesse. Nii. Siis otsitakse mingi lähim olev kuller, kes võtab selle peale ja viib teise sihtpunkti. Nii, toimib on ja? Nii. Kogu selle asja saad teha niimoodi, et ma ei tea, kui palju sul seal Infactorid praegu on. Me tahame ikkagi kahandada. Aafrikas ongi see just naljakas asi, et see mida vähem Infactorit, see on oma teeme, mis on ka naljakas. Et miks, tead, mis ma välja mõtlesin? Et miks need kõik loobod ja kõik need asjad on edulood on ja pollid on edulood seal või? See on Aafrikas mentaliteet, sa ei saa, vaata kui keegi võtab sind peale, et sa alati tekib mõte, et hüppaks siit läbi, see oleks sõberamal seal kuskil näeks juttu, mis on tegelikult loomuses nagu on, mis on okei, see on inimlik on, kõik on tore nagu on. Aga vaata, kui kompuuter sees nõu on, sa tead, et sinna jõudma nagu on, sul ei ole kellegiga vaielda nagu on, või kuskilt nagu öelda. Ma arvan, et mingil määral on see ka tegelikult turvatunnet tekitab see nagu on, et vaata, ja kui vajutan seda nuppu on ja kompuuter sees nõu, mul ei ole kellegile kompleinida öeldes, et traffic oli või mingi muu asi, ma pean seda ära tegema nagu on. Selles mõttes, et mõnes mõttes tehnoloogia reguleerib nagu on. Ja kaudsemalt, mis asi, mis on veel seal, mida mina olen alles hiljuti tegelikult aru saanud seda asjast. Tead, mis erinevus meie nii-öelda selle siinpoolmaakera nagu või siinpoolmaakera otsas mõttemaailmaga või on, mis mõned brändid on õiged ja mis erinevus nendel on. Paku. Tead, mis on või? Meil aeg läheb. Neil tuleb või? Neil tuleb. Ja mõtle, pane nüüd hakka mõtlema selle järgi. Kui elujätav see on tegelikult. Aeg on. Kogu aeg vaata, kui ma selle Esteriga räägin, selle kassi on, ütlen, et me oleme harjunud, teeme ära, teeme kohe kõik ära, hakkame jooksma, kiiruga teeme ära, järgmine koos võtab peale, nagu need jooksime. Esteri alati saada mulle, see Ester, seesama sõbranna mulle, see poliitik on. Et jah, et Ken, why you are in so rush? Mõtlen perkelega, me leppisime kokku, et me peame need asjad ära tegema. Järgmine asi ootab sinna, järgmine etapp ootab tegemist. Why you are in so rush? Ja alati oodatakse. Ja siis teine asi, mis ma vaatasin, et tuleb ise, aga selle vastu sa ei suuda võidelda nagu on. Aga ainuke asi, kuidas sa asjad liikuma saad seal on, see, et sa pead ise hakkama ees minema. Ja nad vaatavad, persse. Nad lähevad ees ära nagu on. Siis me peame hakkama ka liigutama, nad tulevad järgi nagu on. Ja sa pead kogu aeg ikkagi tegelikult olema see mootor nagu olema. Aga kuidas sinu arvates nagu see, mis paremat tulemust toob? Kas see, et aeg läheb või see, et aeg tuleb? Miks mul Aafrika meeldib on see, et see loob nagu, kas sa nägid seal kurbas inimesi või? Aga selles mõttes, sa nägid väga palju enne. No sa käisid... Väga ei näinud, jah. No, aga sa käisid ka karmides kohtades enne. Lastekodud. Sa käisid ka lastekodus käisite enne. Te käisite mingites täiesti avastusväärsetes kohtades, kus mitte midagi ei ole nagu enne põhimõtteliselt. Kus arvastasite, mitte midagi ei ole nagu enne. Ja kas seal olid inimesed, olid kurvad või? Aga seal on see õnnis, nad elavad õndsast teadmatusest. Ära hakka sa viit. Kõigil on telefonid, oleme nutitelefoni, kõik vaatavad uudiseid. Mida? No, neil on nagu päike on iga päev pea kohal. Ei olnud iga päev pea kohal, vaidle vastu. Vahel oli natuke pilvi ka. Siin oli palavus, kui me seal olime. Ilm on soe ja toit tuleb puu otsast. Mis sa sööd vist tomatid tuli? Ma ei saa aru, mis kurad esineda see tomatitega on ja nende arbuusidega on. Panid tähele, täitsa ootamata asi oli. Kõik tehered olid arbuuse täis ja tomatid täis. Täitsa ogarne. Maasikaid või nagu neid oli midagi? Vähe võitu. Ei pannud tähele väga, jah? Seal on see värk, et seal on see teine naljakas asi, mis mina igatsesin, seal on Claude Merikuaga on. Neil on unistud millegi pärast, neil on see sweet tomato nagu on ja mine hulluks. Ja mul oli pidevalt oli see, et ma tahan, ma mingit kokteili tahan nagu on, mingit juua, ma tekib mingi isu, mingi asja järgi, ma mõtlen sellest on, et ma tahan ühte väga head Claude Meri, ma lõpuks lihtsalt kohe üles, ma järgmine kord viin, kus on see olemas, ma lihtsalt seda baari üles, kus on suurepärane Claude Meri nagu on. Ja ma käisin kõik poed käisin läbi, et seda tomati mahla. Ma ükskord tegin isegi niisuguse asja, ma ostsin tomatipüreed segan ise tomati mahla, et saaks kokku segada. Aga see komandanditund oli küll huvitav kogemus. Oi, see on nalli. Vaata, me alguses olime nagu see, et ei taha jääda nagu... Ma ei tea, kuidas sul kogemus oli? Mina ühe korra põgenesin, ühe korra olin vahele. Mis juhtus, kui sa vahele jäid? Klassika, one coffee. Sul oli sama asi, jah? Mul oli niimoodi, et me olime, vaata, kuskilt tulime sealt nagu külast, on jah. Ma sain Marast, see oli ka täiesti kulm,
noaga turamas oli siin, ma vaatasin. Jaa, no nagu üks tee on ja mis oli shortcut, mis oli nagu mingi lähima linna ja haigla vahel, umbes 2 küla vahel on ja haigla ja polikliinik ja siis lähim linn ja see shortcut nii-öelda jutumärkides, see oli siuke, kus oli nagu alla maastikuautoga seal ei olnud nagu võimalik läbida, seal oli vahepeal oli mingi jõhker kallur oli kinni jäänud, siis oli pidevalt olid jõgede ületamise oli paar tükki ja korralik siuke tund aega andmine nagu, mis kilomeetrites ei olnud üldse pikk, aga ikkagi shortcut. Ja siis me jäime hiljaks, et kella 10 hakkas Nairobi, kogu riigis on see komandöritund seal ja me olime kell 10, olime mingi 2 tunni kaugusel Nairobist alles ja siis oli huvitav oli vaadata, kuidas need roadblockid pandi kella 10 teede peale, need naelad on ja siis mingid mulle tundus, et nad ei olnud nagu mingid turvamehed või politseinikud, mingid ilmselt on seal äkki oli mingi skämm? Ei tea, ilmselt on see kuidagi delegeeritud mingile kohalikele nagu tüüpidele, et kuulge, võtke teenige siit lisapappi endalegi soovite. Aga see käibki Afrikas nii, isegi politsei rendib välja teid. Saan aru jah, see on korruptsioon nagu see käib asja juurde. Ja siis oli nagu ühest roadblockist lasti meid läbi, viibati, et mingi edasi, teisest peeti meid kinni ja siis üks vend tuli, seletas, et nii, et kuhu lähete, et komandöritund ja ei tohi ja siis, et võtke endale mingi ööbimine, siis me selgitasime, et meil on Nairobis on elukoht ja me tahame sinna jõuda ja natukene siukene diskussioon käis rahulik ja siis ta ütles, et tead, makske pappi ja siis ma ütlesin, et meil sularaha ei ole ja siis lõpuks asi lõppes sellega, et kuulge, et mul on naine kodus ja lapsed ja mul oleks hullult nagu puhastat värsket vett vaja, et mulle sama keissandaks. On teil nagu vett anda ja siis me kehitasime õlgu, et meil kahjuks seda ka praegu ei ole, et plaanisime ise ka endale osta ja siis ta ütles, et okei, tšau. Lasta jääb, jah, ja siis järgmised roadblockid, miski 3-4 tükki, need lasid kõik vabalt läbi, ma ei tea, kas ta ütles edasi või igal juhul on mingi probleemi. Ja siis me sattusime ummikusse, kus komandöritund ja linn peaks tühi olema. Ummik, jah. Ja siis oli mingi rets ummik seal mägiteel öösel kella 12 paika ja mingid hullrekad ja kaubaveoautod ja ilmselt see komandöritund kaubaautodele ei kehti, aga ikkagi mingid mootorrattaid ja tavalisi autosid ka ja korralik ummik oli tegelikult. Aga linn, kui lõpuks jõudsime Nairobisse, siis linn oli küll tühi. Mina tegin niimoodi, olin kohvikus, jäin jutustama nagu enam, et niikuinii läks endale, vahet pole. Vaata, kui kogu aeg sõitsin, et kui zombid välja tulevad, suhtid, et minut aega on ukses välja. Aga lõpus ma nagu ikka jääd kuskile jutustama kellega nagu ja siis ma ühes lihtsalt üritada ka midagi, see tulema nagu siis mõtlesin, aga järgmisse ei lähe enam. Siis ma tegin seda, kui linnatud ühe, ütlesin auto tuled ära, tegin seda stealthi. Päris? Jaa, päris. Ja kusjuures ma varjusin vahepeal ära, mõtlesin põhimõtte pärast, et ma ei hakka nagu rahama. Aga sama selle paar päeva hiljem sõitsin selle poliitikaautoga, eks ta oli näha ka või äkki ta oli mingi valitsusnumbrid peale nagu see pani niimoodi läbi, siis isegi nagu keegi viibalt kasutas nagu põhimõtteliselt rauh igalt poolt läbi nagu Esteriga õhtusöök oli nagu see pani ka rauhti läbi nagu üle naelte ka midagi juhtunud mis naelata ka, et see poliitikaauto naelad et selles mõttes asjaga naljakas vaja aga jah, ma kahjutasin, mul on natuke kahju, et sinna Mombasasse ka jõudnud, aga järgmine kord aga seda on jah huvitav nagu või kuidas sina millal sa esimest korda sattusid sinna 2008 Nairobisse? 2008? Aga siis sul on päris hea võrdlusmoment, et kuidas ta 10 aastat ta ikkagi niimoodi ronib, jah. On nagu arenenud, kasvanud. See on niimoodi, et see võrdlusmoment tekib niimoodi, see tekib paari kuuga isegi. See tekib niimoodi, et jälle uued pilvelõhkod on, sest ta muutub niimoodi, nagu just näed seda mingi ehitus käib jälle uus kiirtee, mis tuleb linnamast. See muutub niimoodi, et see linn muutub nagu aasta ajaga. Muutub nagu, põhimõtteliselt tekib uued ärikvartalid tekivad. See meeletult tuleb seda Hiina raha muidugi, Osti ja hiinlased praegu täiega ostavad Aafrikat üles. Aga nad teavad, aga nad on nüüd läbi ammustanud, mis see tähendab, et Hiina raha ei ole see, kuidas öeldakse, hea raha. Puhas raha, jah. Ja see mõttemaailmse taga või see lõks seal taga nagu, ja nad tegelikult eravestluses, ma siin nimesid nimetamata seda mingis poliitikuga istusmaas, nad ikkagi vaikselt nagu üritavad natuke blokkida või midagi ikkagi natuke selle,
on hakanud vastu võitlema. Et neil on ikka nagu see aatelisus on piisavalt veel säilinud ja, sest vaata, mingil määral on ta on ülimalt korruptiivne, aga mis mulle meeldib Keenia puhul, neil on tegelikult mingi ühtsustunne on nagu, kuigi nad on hästi tribalistik ühiskond nagu, aga nad on ikka uhked oma selle riigi üle nagu, neil on see tunne, et nad tahavad ise ikka teha nagu, mulle meeldib just sellised kohad on, kus inimesed nagu, et me tahame teha, saad aru, seda powerit on, kui riik ei toimi, siis ühiskond võtab ise nagu kätte, hakkab ise toimima kuidagi moodi, ja seal seda pealehakkamist nagu on minu jaoks. No ta on vist, Keenia vist on Afrika riikidest nagu üks kõige... Nigeeria on kiirem areng. Uganda on ka väga kõva. Uganda see kõrvanaaberik on ka väga suure hüppe teinud. Ma pole Ugandas niimoodi nüüd pikalt käinud on, aga ma plaanin nüüd sügisel kindlasti minna. Et ta on hästi põnev ka. Hästi põnev, hästi kiire majandus on. Seal on mingi majanduskasv on 6,5 vist on. Teine asi, mis seal tekib, seal tekib nagu keskklass. Seal oli täpselt sellised kohad, kus me käisime. Seal on täitsa ketos võisime käia nagu, ja siis me nagu põhimõtteliselt käisin nagu Pariisi restoranis. Oli ju tegelikult. Vaata see lahe see aiaga kohviks, niisugune moodne, ultramoodsad kohad, hipsteri rajoolid niisugused nagu, see on tõesti ilus, kõik on nagu, tead, minu nennu nagu, tead, nagu raamatukogu on kõrval, niisugune nagu ilus aed, kõike serveeritakse sulle niimoodi nagu, et see mõnusad kontrastid on nagu, aga see mõnusad hakkab ühtlustama nagu, ja inimesed tahavad teha nagu, aga Aafrika muidugi täpselt see koht, et Aafrikast rääkides on nagu see, et me oleme praegu siin, me võime rääkida samamoodi nagu Gruusia umbes. Igale poole 5 tundi lendad umbes. Seal kõrval on kuskil sõda. Paar tundi lendad on kuskil sõda, kuskil sõjapealik on, kuskil jälle kärgatab midagi. Al-Shabaab saab elektriposti maha kuskil. Selles mõttes on lahe, aga ma ütlen, et selles mõttes, kui sa riikide kontekstis saad palju reisinud nagu, et kui sul selline tunne, et mis on kõige eksootilisem nagu selle tundub? Kas oli eksootiline sinu jaoks? Kõige eksootilisem oli seda nagu märgata, et tavaliselt on nagu, ma olen harjunud selle pildiga, et on üks mustanahaline valgete keskel, naines valge mustanahaliste keskel. Et see oli minu jaoks see pilt, mida ma veel ei olnud nagu kogenud ja ka see tüüpiline nagu filmisteenidest tüüpiline pilt, kus kari lapsi tulevad, katsuvad nagu valget nahka. Aga see oli ka meil päris kaugel linnast. Jaa, see oligi hästi. Kuule, mis meri on siin? Kogemus, jah. Kus kogemus? Kaart on siin, jah? Leppinud. Leppinud, okei. Linnart merimajast oleme mööda näinud juba, jah? See on seal mõelda. Aga jah, see oli minu jaoks küll hästi eksootiline, et nagu näha nii palju noori ja lapsi, kelle jaoks valgenahaline oli kas väga harv või mõnede jaoks võib-olla esmakordne isegi. Aga sina tundsid nagu selles mõttes nagu, et vaata, seal on see taak nagu, see nagu kuidagi moodi see kolonialismi taak nagu, kas sina tundsid sekundiski kuules, kus sellist ära on? Ei, kuidagi ei tundnud, jah. Et mul korra on ühel koosolekul välja tulnud nagu väikene, see oli aastaid tagasi. Sa mõtled valged kanalismi taak? Ma istusin mingis poliitilises nõudamisel nagu, siis umbes niimoodi, aga seal olid enamus naisterahvad, paar meest oli ka nagu, ja siis ma suhteliselt adekvaatselt juttu rääkisin nagu, aga nad armasid deklameerida nagu, siis tundsid, et oi, kurat, ta räägib ka mingit juttu veel, siis ma kuidagi tundsin nagu, et see, kes see messi mees midagi nagu, mida ta üldsegi teab, mis see toimub nagu, aga see oli üks kord ja kui väga lahe, ja siis sama ülejäänud see seltskond, kes selle nõudamisel oli nagu, need tulesid kohe maha, ütlesid talle käratati jälle peaaegu, et kuule, et ta on teinud nii palju filme, ta teab, mis ta räägib nagu, et istu maha teine, hea võit teine. Jah, kuidagi oli nagu see tunne pigem, et ikkagi päris suur austus ja respekt. Ilgelt pead tuttavad ka ees on nagu, oota, ma ütlen Aafrikas on kõne praegu, oota, võtan vastu. Hi, Adam. Yes, we have this media meeting tonight. I called you, yeah. About this WhatsApp group and the other thing that we have with Bush and Üla, we have meeting today at 9. Did you get the message? Yeah, 9 o'clock Zoom meeting, and what comes to this filming on Thursday for this KTN? It's Thursday or Friday. It's Friday, not Thursday. Yeah, it's Friday. I know Friday is the filming, but how it will be aired this weekend or next week? I think it will air next week. I don't know if... Fuck! Again, yeah. Okay, confirm it. Okay, it doesn't matter. We have to do it anyway properly. So, we have this meeting tonight at... Okei, connection kadus ära. See oli Aafrika kõne või kusjuures? Töökõne.
Adam Adam, jah. on tubli kuradi. Kuidas tal läheb seal? Ei no ta ikka kütab päris hästi, ta on ikka päris tubli poiss. Et ta teeb asjalik, aga noh, seal ikka naljakad asju juhtub nagu onju. Omavahel need on, seal vaata kurstis selle, et meil on see nagu äpp, nagu mitte äpp, et see platvorm valmis. Seal on, mis oli öeldud, ja ütleb, et inimesed ei saa tellida. Milles probleem on? See on nii naljakas asi, vaata see erineb sellest, et koolisüsteem on teistmoodi lihtsalt onju. Et nad on noh, kõik väga nutikad onju. Aga üle sa vaata, sa paned selle M-Pesa koodi onju. Sinna alla paned confirm. Ja me polnud kirjutanud teksti juurde, et kui sa M-Pesa koodi ära paned, et vajuta confirm. Saad aru? Kas sa tuleks sellise asja peale vaata onju? Et see on ju loogiline, et ma teen pesa koodi ära, juhtis läheb confirm on nagu onju. Nüüd ma pidin teksti juurde kirjutama. If after you put M-Pesa code, see maksekoodi onju, then press confirm. Nüüd on juures kõik toimib jälle. Ma tead, mis oli huvitav nüanss veel, mis ma avastasin selle, et see on vist see, et nad nagu on harjunud hästi nagu suhtlema. Iga kord nagu, see oli reegel, iga kord, kui ma Bolti tellisin, siis esimene asi oli see, et Bolti juht helistas mulle, et tšau, kus sa oled nagu. Selle asjad vaadata. On nagu ma ei tea, hullult tahtnud midagi suhelda, et nagu see on jumala veidi. See on kusjuures sama asi, meil on sama asi äpiga oli. See on mingi argument meil ka. Me tegime nii lihtsaks selle Bolti juhile kaardiga kahe asi, et fuck need kõik kurdavad, need kuradi Bolti juhid helistavad, kui hakkad vaevama, mis korter on nagu onne. Ja sama asi, et me panime ära, et põhimõtteliselt nagu minu isegi kirjeldad ära, kus kohta minema pead nagu onne. Aga noh, kurat, nad tahavad suhelda nagu. Igaüks peaks raadiosaate tegema endal kurat. See on niisugune hästi. Igaüks on Koit Raudsepp kurat. Ei, Koit on tore muidugi. Aga noh, eks vaat. No lahe. Oota, vaata piletid ära, millal. Sul on Brasiilia, oota, millal sa Brasiiliast tagasi, et septembri lõpp, jah? Mille tea, äkki tulen otsa sinna või? Selle ma jätan meelde. Aga kuule, see on väga hea vaheldus. Ma arvan, et see on väga hea kontrastida. See uus hea reisida tegema niimoodi. Et sa tuled, see kõige lahedam reisi, mis ma tegin kunagi õpetas leidib, kus ma reisin terve maailma läbi. Nüüd peale ma olen reisi teinud. Ühest riigist teise riiki. Ja lühikese aja jooksul, see on mega hea. See on mega lahe. See on väga lahe. India ja Aafrika, see enam ei tule niimoodi, et Aasiast hakkad tulema. Alati ma tulen kuskilt Austraalia otsast tulen läbi Aasia, läbi India, läbi Malaisia, kõik see vahet läbi Aafrikast läbi onju. Ja siis kuidagi läbi Londonit veel vahel onju. Ja sa tead, kui lahe see on. Ja suures, see on väga odav. See on lennupiletina, tuleb jumala odav tuleb, sest seal tekivad mingid väga lahedad asjad. Vannas oli vihje, kes võib selle pileti välja ütlesid, et see on protsent sama. Ma saad sama pileti üle pool maailma läbi, sama raha eest. Ongi jah? Seal on mingid asjad, seal on mingid, ära küsi minu käest onju. Aga see on tõesti, see pilet, kui ma teeme maailma läbi sõitsin nagu onju, maksis mingi 1200 mingi kohalikku. Mingid? 1200 kohalikku, ma panin Hongkongis vahepeal olin mitu päeva, Hongkongist Malaisias, Londonis, Mumbais, sama piletiga Mumbais, Balile käisin ka ära. Balil, ja Jakartas olin ka. See oli for fun või? Ei, see oli mingi töö asi, aga pilet oli lihtsalt nii odav, sest kui sa oskad õieti ruutida nagu onju, siis võib ühes juhtida, noh ta kõik on laisad ja kõik, vaata siis kui ära nagu vaatad, et läheb stopp, aga tegelikult saad sa jumala lahedal reisida. Sa saad üldse lahedal elamused. Lihtsalt sa kaotad aega onju, aga sul on juba arvuti kaasas, mis vaatasin, kas see linnamas, kus lobis sa istud onju ja töötad onju ja tänapäeval lennukus on nagu internet onju. Nii et selles mõttes sulle, mis nüüd onju, up in the air on mingi kõik.